Issand, tuul on. Ma ei tea, kas mind on üldse kuulda, aga ma kõnnin koju oma selle aasta viimasest tunnist. Ja ei ole enam ühtegi tundi ega loengut selle kooliaastal. Ja praegu just, mis ma tahtsin öelda, on see, et mul reaalselt nagu klomp kurgus, sest et praegu nad just läksid. Ma ei saa, oota. Praegu nad just läksid ja ütlesid, et nad jäävad igatsema mu järgi. Ja mina jään nende järgi ka igatsema, sest et ma näen väga palju vaeva, et tundma õppida iga õpilast ja aru saada nagu millist motivatsiooni tal konkreetselt on vaja, et ära teha oma asjad hästi, sest ma ei taha nagu panna halbu hindeid kellelegi, siis mõnel on vaja selja taga seista ja juhendada terve aeg. Mõnel on vaja teadmist, et ta saab tunnitöö eest hinde. Kohe tuleb motivatsiooni juurde. Ja siis ongi niimoodi, et sa aasta aega õpid neid tundma ja teed asju koos ja siis, kui sa lõpuks paned kõik nimed ja näed kokku ja tead, kuidas nendega suhelda, siis on kõik. Siis on kõik järsku ja pole nendega enam ühtegi tundi. Ja ma ei tea, kas siit üldse jäi heli normaalne. Ega ma muud ei tahtnudki, lihtsalt praegult on selline emotsioonid on väga laes. Väga tänulik selle töö eest, mida ma teen. Aga lihtsalt, et vahepeal on kurb ka. No tšau! Mul on neljapäev. Sõidan praegu pakiautomaadist ära tooma ühtsid jalanõusid, mis ma tellisin. Mõtlen, peaks eraldi rääkima sellel teemal, et mis kõik on välja tulnud, mida mul vaja oleks. Nüüd, kui mul enda autot enam ei ole. Et praegult on õhtu, Rando tuli koju töölt, et ma sain tema bussi võtta ja minna asju ajama, aga üldiselt on ikkagi ma olen päris hästi saanud tegelikult hakkama. Käin jala rohkem, tegin playlisti endal suuremaks, kuulan muusikat, rattaga sõidan, Bolti tõuksiga ja Boltiga vahepeal. Muidugi üks Rando sõber ütles, et Boltil on mingi alternatiiv. Üks juhatas liiklust tänava nurga peal. Nüüd tütar helistab, ma võtan vastu korra. Nii, lähen korjan lapse trennist peale. Aga ühesõnaga, et mingi alternatiiv on Boltile, mida peaks uurima. Aga üks asi oli see, et ma sain aru, et ühedki mu jalanõud ei ole mõeldud nagu kõndimiseks väga. Et nad on mugavad niimoodi autosse kõndimiseks, aga mitte nagu pikema maa kõndimiseks. Ja tahtsin sellised, millega ma saaksin nagu tööl käia. Ja näiteks, kui ma ei tea, randa jalutama või kuskile lähen nädalavahetusel, sest et tütrel on keskmisel nüüd sama suur jalg kui mul ja siis ta ka kaaperdab mu jalanõust kogu aeg ära, nii et praegu hakkasin ka minema
ära kodust vaatama, pole on minu jalanõudega trenni läinud. Aga jagas tõesti ruttu seekord tuli. Lihtsalt, et sealt tellimisega on see, et ma vahepeal näiteks, kui ma ise ka panen mingeid asju müüki, ma ei tea, noh, et kui kasu on see uueväärne või uus või heas korras, et ma ei tea, need tundub nagu hästi erinev inimeste arusaam, aga need pidid olema uueväärsed, sellised pumad ja tundub, et väga okei, 37,5, aga ühesõnaga super. Ja siis mul oleks vaja seda seljakotti, mingit ka siukest, millega saaks tööl käia, sest mul on nagu see valge kõhukott, millega ma käin. Aga mul ei mahu märkmik sinna sisse. Ja nüüd ma olengi niimoodi käinud, et kui ma näiteks töölt sõidan selle tõuksiga koju, siis ma panen märkmiku lihtsalt püksi, mis ei ole kõige siuksem mugavam viis. Et jah, et vaikselt siin niimoodi kogun oma seda jalamehe varustust. Aga noh, aru on saada ikkagi, et mul on, see oli väga õige otsus see auto ära müüa. Ja ma olen rahul sellega. Kusjuures täna on, ma ei teagi, mitmes juba palgapäeval järjekastas. Ja see ilukarbi raha ei ole maha läinud. Mis tõttu ma nagu mõtlen, et selleks ajaks on ikkagi, kunagi vanasti oli neid aeg, kui ta läks nagu suht hilja. Nagu, aga nüüd on nagu alati läinud esimesel, juba noh, kaua. Mis tõttu ma mõtlengi, et huvitav, kas nad on, ma ei saa olla see, et on lihtsalt läbi saanud tellimust, sest et mul on 2 tellimust. Üks on endale, teine on sõbrannale ja need on erineval ajal tehtud. Mul on need nagu aastased tellimused, et nad ei oleks saanud mõlemad korraga läbi saada. Et selles suhtes ma nagu ei tea, kas siis nüüd lõpetati ära, aga ausalt ütles, ma ei ole viitsinud uurida. Ma ei ole viitsinud uurida üldse seda, et mis või kas või kus, et mul on, noh, tuleks, oleks hea meel, ei tuleks, oleks ükskõik, et selles mõttes nagu väga ei põe. Aga jah, ma ei teagi nüüd siin, sellest nüüd on jälle ilmselt teie jaoks mingi aeg möödas, aga noh, täna on näiteks see päev, kui mul oleks pidanud videoõhtul minema, aga ma lihtsalt ei ole esiteks jõudnud monteerida, teiseks meil ei olnud vahepeal suures arvutis nagu netti, sest et see poja toa värvimine käib ja siis sealt on hool välja võetud, et need stepslid ja katted ja vahetame ka ära ja kõik ja siis ei ole nagu mingitel hetkedel see on käinud võimalust ja siis mingitel hetkedel pole aega ja mingitel hetkedel ei ole lihtsalt jõudu. Et ühesõnaga, siin on väga tihe see kooliaasta lõpp ja ma olen täiesti läbi omadega, kusjuures täna oli ka niimoodi, et hommikul 5 paiku pärast 5 mul ärkasin selle peale üles, et mul tuli meelde, et üks asi on vaja ära teha. Ja siis ma olen sellest ajast üleval. Tegelikult tahtsin lõunauinakut teha, aga siis tulid igast asjad vahele. Miks ma ei saanud seda lõunauinakut teha. Ja nüüd on, jah, ei tea, mis see kell on, aga 6 paiku äkki. Et ma olen jumal läbi, ma mõtlen, et ma tahaks magama minna, aga ma lihtsalt pea ära pesema, et homme on issand jumalne ummik. Siis ei ole kellegi 7 veel, jah, kell on 6. Inimesed on nii toredad, lehvitavad, kui nad lased veed rajast, mis on tegelikult ju nagu kohustuslik. Aga see
kaameranurk on paha siin, ma ei tea, mis sellega teha. Aga ma unustasin ära ühesõnaga, mis ma öelda tahtsin. Ja onu lehvitas nii toredasti. Et homme on Pärnus Mulli galerii suvehooaja avamine. Siis me teeme seal natukene selliseid turundusfotosid ka Mullfesti jaoks. Ja üleüldse mul on vaja endast ka mingit normaalset pilti ühe projekti jaoks või ühe asja jaoks. Et ma mõtlengi, õhtul on tegelikult Bad Jam. Grillfest vist on ka tegelikult, aga sinna ma ei viitsi minna. Ja siis saame jälle chillida. Seal ma siis Perit saab tulla, aga Mari-Liis ja Egle vaatame, teeme seal mingid asju. Mul oleks tegelikult hullult uut telefoni vaja. Mul oleks vaja hullult uut telefoni, sellepärast, et telefon lihtsalt jaurab nii jubedalt ja kogu aeg ta on nagu normaalne telefon, nagu ma ostsin töö jaoks korraliku telefoni omal ajal, aga ma arvan, et sellest on nüüd 3 aastat möödas, rohkem kui 3 aastat ja need asjad ei pea ju vastu. Aga uued on nii kallid. Aga ma pean välja vahetama, sest ta kogu aeg viskab juba mingeid hoiatusi, kuidas kõik jõudlused vähenevad ja kõik asjad. Et ega siin ei ole midagi teha, ma arvan, et tuleb õnnelik olla, kui telefon üle 3 aasta vastu peab. Aga et ma ei ole otsustanud, millist osta, sest mul on hästi oluline on see pildi ja video kvaliteet, Nii et igast variante on, et ma arvan, et ma lasen Randol lihtsalt kõik võtta paar tükki, mingi statid kõrvale panna, kõrvuti tähendab teha mulle mingi võrdluse ja öelda mulle lihtsalt, millise on. Ja tegelikult ma vaatasin hindu ka siis, kui Telia, mul on Teliast muidu see võetud, see telefon ostetud. Ja kui muidu on see, et Teliast tulevad mingid need sooduspakkumised, siis on niimoodi, et kui ma hinna võrdlussele on, siis on igal pool odavam kui Telia sooduspakkumine. Aga kuna ma saan Teliasse vist see süsteem, ma saan nagu mingi raha tagasi selle vana telefoni eest, siis ta vist lõppkokkuvõttes ikkagi tuleb soodsam. Peab vaatama, mõtlema selle asja läbi, aga ma tahtsingi tegelikult homseks telefoni välja vahetada. Aga ma lihtsalt ei jõua. Ma ei ole lihtsalt jõudnud mitte midagi teha. Ja nädalavahetus on ka niimoodi, et nüüd reedel ma arvan, me sinna Bad Jamile lihtsalt ei jaksa minna. Kuigi see on nagu siuke, et mõnikord tuleb viimasel hetkel siuke tunne, et läheks läbi, aga ma ei jaksa ja ma loodan, et ma ei jaksagi, et ma ei lähe. Laupäeval lubasin Peritile teha meigi, ta läheb pulma ja pühapäeval lähen oma klassiga siis selle aasta nagu klassi lõpuekskursioonil. Et see tihe nädalavahetus tuleb. Ma loodan vähemalt, et ma saan hommikuti magada, et ma mingi ärevu sooga ei ärka jälle mingite asjade peale. Võt, aga mul praegu tegelikult ei olegi muud midagi rääkida, et näeme jälle siis, kui näeme.
Let's go. Meil on hommik. Väljas saab paduvihma. Noh, ei ole ideaalne. No tšau. Just näitas, et aku hakkas täis saama ja nüüd, või see mälu, aga nüüd nagu ei ole. Ma ei tea, ma ütlen, ma pean selle telefoni välja vahetama. Aga käisin just poes, jõudsin tagasi, et klassi ekskursioonilt panin vist mingid klipid ka. Aga ühesõnaga meil vedas nagu sellega, et eile oli ilus ilm. Täna juba tagasi tulles oli, või hommik oli juba täitsa mõttetu. Aga me käisime seal Valma seikluspargis Võrtsjärve ääres. Ja ma mõtlesin, ma natuke räägin sellest selles osas, et eks ikka inimesi vaatab, kes on õpetajad või lapsevanemad või mida iganes, et otsid mingid klassi ekskursioonide asjade kohta. Siis see koht on selline, kus tehaksegi nagu klassi ekskursioone suuremalt osalt vist ja või nagu klassi niisuguseid asju ja lastelaagreid. Aga minu klassi nii-öelda lapsed ei ole lapsed, nad on praktiliselt kõik täiskasvanud. Ja selles mõttes, et kindlasti see ei ole sobib koht nende jaoks, et seal oli, esiteks, ma pärast vaatasin see tagasisidet ka ja tagasiside oli ka ei olnud nagu, ütleme, kõige parem kokkuvõttes hinded olid normaalsed Google'is, aga oli nagu ka välja toodud neid punkte nagu, mis, kui nüüd rääkida sellest, miks vanuse mõttes ei sobi, siis vanuse mõttes ei sobi sellepärast, et see on nagu väikestele lastele, väiksematele, seal on mega range kord ja ma ei ütle, et see kõigile väiksematele lastele sobib. Mina ei ole näinud sellist asja, et seal on hästi nagu, seal on konkreetselt territooriumi ümber on sildid, kus on kirjas, et igast erinevad hoiatused. Esiteks, et seal on kuri koer ja kamera valve ja ühesõnaga üli nagu turvaline, aga seal on ka mingi pilt nagu märk umbes püssiga mees põlvili vaata ja nagu, umbes nagu relvastatud valve oleks alal või nagu selles mõttes väga selline väga siuke range koht. Aga vanuse mõttes neil selles mõttes ei olnud seal midagi teha, et me ise nagu meie enda viga, et me ei vaadanud nagu pakette. Et me ei võtnud kõige odavamalt, võtsime keskmise ja siis tuligi välja, et me oleks ise pidanud eeltööd tegema, et meil ei olnud seal sees seda piljardit ei tohtinud mängida, kuigi piljardilaud nagu seisis seal. Et me oleks pidanud nagu VIP-paketi võtma ja siis ei tohtinud mullivann ei tohtinud minna, see oli ka VIP-paketis, aga see oli, need olid nagu meie viga, et me ei vaadanud. Aga üleüldiselt oli ka see, et me võisime minna näiteks tavalisse basseini, aga kuna seal oli teine klass ka sees, mingisugune teine kool, ma ei tea, mingid nooremad, siis nende õpetaja lihtsalt ajas minu õpilased ära sealt basseinist, sellel ajal, kui nad tegelikult oleks tohtinud sinna minna. Ja infonumbrile saatsin sõnumi nagu, et üle täpsustada, et kas ikkagi tohime siis või ei tohi, on ja. Ja siis sealt mingit vastust ei tulnud, sellepärast, et seal koha peal see inimene, kes seal korraldas, tal oli seal seiklusradade peal mingit tegemist parajasti, saanud teda sealt kätte. Ühesõnaga ei saanud nagu mingit infot ja lõpuks vist mitu tundi hiljem nagu. Nad said sinna ikka, aga selles mõttes moraal oli nagu maas, et sind aetakse ära mingist kohast nagu lambist, siis see ei ole nagu väga isu pärast minna ka. Seiklusrada oli vägev iseenesest hästi nagu suur ja siuke ka väga turvatud ja väga nagu selles mõttes hästi organiseeritud, aga seal oligi nagu niimoodi, et sa said minna sinna seiklusraja peale ühe korra nagu. Et öeldi sul kellaaeg, siis pidid kõik seal olema, siis kõik said minna ja siis oli ka põhimõtteliselt, nad ei öelnud, et aeg ei olnud nagu piiramatu.
ma tahan seda öelda, et sa ei saanud nagu hullult seal nagu olla, et seal oligi mingi ala, kirjade järgi seal ma vaatasin, pärast oli 3 tundi, meile öeldi, et lihtsalt ärge olge hommikuni alla, aga et et siis, kui sa maha tulid, siis kõik korjati ära need rakmed ja rohkem sa sinna ei saanud, Vaatetorn oli muidugi hästi ilus, mul oli ju abikaasa kaasas selleks nii-öelda teiseks täiskasvanuks, et temaga käisime siis seal ja noored ka ma vaatasin käisid, seal oli 75 eurot oli nägu. Et nüüd mul on natuke ikkagi sassis see, et kas ma räägin sellest, et vanuselt ei sobi või mis nagu üldse põhimõtteliselt ka ei meeldinud, aga 75 eurot oli jah see ööbimine ja meile saadeti majaplaani ööbimine teisel korrusel, peamaja teisel korrusel ja seal oli nagu niimoodi, et seal olid 4 toad, seal olid 3, et plaani peal oli ka tegelikult ka nagu 2 tuba, aga siis, kui ma nagu läksin sinna, et juhendajad on nagu eraldi toas, et siis nad ütlesid 2 ei ole, siis me saime mingisse 3-sesse, aga point on selles, et nad panid kõik noored mingitesse nendesse võimalikult sinna 10-stesse tubadesse ja ei lubanud minna sinna 4-stesse tubadesse, mis olid kõik nagu tühjad ja vabad, peale meie polnud seal peamajas kedagi. Ja see oli nagu natuke veider selles mõttes, et ongi seal korraldatakse lastelaagrid, see on nagu lastelaagrid ja ööbrimine narides ja nii edasi. Ja söögi kohta oli ka see, et me oleme käinud nüüd, me käisime ju Kihnus näiteks mingis turismitalus. Ma ei mäleta kahjuks ta nime, sest see oli super. Oleme Käärikul käinud Jõulumäel ja selles mõttes, et sama raha eest, see toitlustus tegelikult oli kehva. Et kui ma kohale jõudsime, oli nagu kirjas, et 3 söögikorda ja ööbimine selle eest ja selle eest nad saidki siis 10-ses toas naril magada. Kui jõudsime siis kausisuppi, teoorias oleks võinud, oli see nagu nii, et sa oleks võinud juurde ka võtta, kui tahad, aga just oligi see, et asjad pakid ja siis pead minema juba sinna seiklusrajale, sest see aeg tuli peale, et see nagu läks niimoodi, et kõik võtsid kausisuppi, läksid. Õhtusöögiks olid nagu, ma ütlesin, selline söök, mida ma teen lastele siis, kui ma ei viitsi süüa teha. Ehk et, ma ei tea, friikad nagu tundus nagu siukse konsistentsiga nagu kuuma fritüüris, aga ma ei tea, natuke kuivand. Ja mingid viinerid ja siis oli valida kas tops jogurtit või pudingit, ma ei tea, leiba sai ja mingit salat, kurki ja siukestesse ka. Ja hommikusöögiks oli puder ja siis see võikusid teha ja mingid hommikuelbeid oli ka enne. Aga point oli selles, et näiteks kohvi õpilastele ei antud. Et öeldigi, et õpilastele ei ole kohvi ette nähtud, aga mul oli nad ju 18 kõik, joovad ikka hommikuti tassi kohvi, et ma ei tea, vaielda väga lihtsalt minu arust on see, et 75 euro eest ööbida, toad olid väga-väga lihtsad, et seal oligi see ka, et võtke jalanõud jalast ära ja siis need juhendajad ise tulid üles, mida alguses saatma, siis oli endal kõigil jalanõud jalas, meie muidugi käisime sokkis, ja need kohapealsed nagu. Aga point on selles, et me tegime tegelikult pilte ja asju ja peame nagu tagasisidestama, et putukaid oli hästi palju toas. Oli WC-d ja vannid olid õnneks korralikud või see ühe korruse peale nagu, mis seal olid üldkasutatavad, aga need olid õnneks nagu puhtad ja korralikud. Aga voodipesu oli selline, mul oli tekid ja padjadel konkreetselt nagu suured kollased laigud, tüdrukud saatsid seal omadoast pilte nagu madratsite peal olid mingid, ühesõnaga siuke, ma ei tea, ei olnud nagu meeldiv kogemus, et iseenesest koht on nagu kihvt ja ma kujutan, et lastelaagriks ta on nagu lahe, sest et seal on hästi palju nagu teha nagu igasuguseid sportasju nagu pallimänge ja nagu seda ronimist ja diskgolfi ja minigolfi ja kõiki nagu siukseid asju, aga hästi ka ilmast oleneb. Ja teiseks see, et mega palju sääski, aga see ei ole nagu selles mõttes, kui sa lähed nagu järve äärde, siis sääski nagu sa ilmselt pead arvestama ja siis sa ei osta sealt sääsetõrje vahendi mingi 5 euroga. Et ja igal pool olid nagu ähvardused umbes, et mingi
palli ära kaotab. No ühesõnaga kõik oli nagu väga hästi reguleeritud nende poolt. Seda ma ütlen, et kui nemad teevad suuri lastelaagri, ma saangi aru, seal on hull mäsu, et sa pead nagu olema nagu garanteerima, et sul asju laiali ei veeta ja sporditarbeid ja ei loobita kuskile metsa, on. Aga minu jaoks mul tekkis see tunne, et kui me oleme 18-aastased on ja kõik täiskasvanud inimesed, me nagu läksime sinna, nagu me oleme igale poole mujale läinud nagu teadmisega, et me oleme nagu kliendid, on. Et mitte, et me oleks nõudnud mingeid erilisi asju või nagu, üldse mu klass on nagu super normaalne, nad on nagu hästi toredad ja rahulikud ja niisugused vähenõudlikud, on. Aga lihtsalt, et nagu elementaarne see, et sa lähed ja siis nagu oled klient, siis seal oli nagu see, et neid koheldi nagu 5-aastaseid. Selles mõttes, et et ma tean, et nad olid suhteliselt siuksed. Käisid seal, käisid jalutasid ja tegid ja leidsid endale ikka tegemist, et saime vähemasti nagu linnast välja käidud, aga jah, et klassi ekskursiooniks kestele pea täiskasvanutele või täiskasvanutele nagu ei ole see koht mõeldud. Võt. Aga nüüd ma olen Pärnus tagasi ja siis Ilukarp jõudis hommikul siin enne, kui ma tagasi jõudsin. Tüdruk võttis vastu kulleri käest, et ma ei tea nüüd, millal ma tegelikult ootan üks poiss unustas mul autos oma kõrvaklapi, et annan selle talle tagasi, ta tuleb, võtab. Aga et ma ei tea, millal ma jõuan selle Ilukarpi nüüd lahti teha, et kas see jääb siia vlogi või järgmisse, ma ei kujuta üldse ette. Mul on mitu vlogi vahele jäänud, mul ei ole aega monteerida, kogu aeg ei ole suures arvutis netti ja ühesõnaga, et ma ei tea, aga näed, ikka tuleb Ilukarp veel. Võt. Aga ma vist näen välja ka sama räsitud, ma pean veel minema õhtul lapse selle, ta oli see 5-line. Ja siis on mingi vastuvõtt nendele tublidele, et ma pean minema sinna veel kella 6. Et jah, aga edasi ma isegi ei tea, mis saama hakkab, sest et jah, tunnid ja asjad on nüüd läbi, aga nüüd ongi jäänud need koosolekud ja paberimajandused ja siuksed asjad. Et igal juhul tahaks öelda, et suvi hakkab kätte jõudma, aga ilm on 15 kraadi ja paduvihm. Et nii. Vot, aga ega ma ei raiskagi teie aega siin rohkem, aitäh, et te kuulasite ja tõmban siin selle vlogi kokku ka, et aitäh, et sa jälle olid ja oled ja näeme loodetavasti juba mõne päeva pärast. Tšau! Vaatan, kus seisma, mis on paremini. Selle koerale ei meeldinud, et me seisma enda maja ees. Aga siis nagu oligi see ja tuled ja lähed ja tuled ja lähed. Ja nüüd naasid veel ära. Seda välja ei tohi teha. Ei, see praegu. Näeme siis, kui näeme.